Selles videos jagan sinuga meetodeid, mis võivad aidata äriideed leida. Mina olen Ülle Pihlak, Estonian Business Schooli ettevõtluse õppetooli dotsent. Parimad äriideed tekivad täiesti ootamatult, tulevad peale nagu armumine. Sa muutud rahutuks ja mõte liigub pidevalt selle idee ümber. Paraku kipub sellega kaasas käima ka liigne optimism, mistõttu enne alustamist tasuks läbi teha äriplaani kirjutamise protsess. Meetodeid äriidee leidmiseks on mitmeid. Alustame kõige mõnusamast, siis vaatame kasulikumaid. Esimene meetod. Tee oma hobi äriks. Meetodi rakendamine võtab aega 1 nädal. Võta üks suur paberileht ja murra see keskelt pooleks. Nädala jooksul jälgi ennast. Soovitan alustada esmaspäeva hommikul ja lõpetada pühapäeva õhtul. Kui oled otsustanud luua perefirma, palu igal pereliikmel seda eraldi teha. Paberilehe ühele poolele pane kirja kõik tegevused, mida sa oskad teha ja mille tegemist sa naudid. Teisele poolele kirjuta need tegevused, mida sa pead tegema, aga mille tegemine sulle ei meeldi või mis tunduvad tüütud. Pühapäeva õhtul vaata oma märkmed üle. Alusta meeldivate tegevustega. Kui on võimalik, et keegi on tegevuse, mille sina meeldivate poole kirjutasid, ebameeldivate poole pannud, siis võidki olla leidnud endale äriidee. Või äkki on inimesi, kes tahaks sellega tegeleda, aga ei oska. Vaata nüüd paberi teist poolt. Seal on kirjas need tegevused, mida sa pead tegema, aga mille tegemine sulle ei meeldi või mis tunduvad tüütud. Tõmba nüüd esimeselt poolelt maha need meeldivad tegevused, millega kaasneb mõni ebameeldiv aspekt. Näiteks, kui sulle meeldib õmmelda, siis võib-olla ei peaks seda oma äriks tegema, kuid riikimine tundub tohutult tüütu tegevus. Nüüd tõmba maha need meeldivad tegevused, mis suure tõenäosusega meeldivad paljudele. Ja need paljud oskavad neid teha. On üsna kindel, et nad ei maksaks sulle, kui sa need tegevused nende eest ära teeksid. Arvatavasti jäi nüüd järgi üsna vähe meeldivaid tegevusi. Vaata need veel korra üle ja küsi endalt, kas inimene, kellele need tegevused ei meeldi või kes ei oska neid teha, oleks valmis sulle maksma, et sa need tema eest ära teeksid. Perefirma korral tuleks ideede ühisosa leida. Kui sul oli raske midagi meeldivat kirja panna, kuna terve nädal kulus kohustuslikele tegevustele ja sa ei leidnud nende seast ühtegi meeldivat, küsi endalt. Millega ma tegeleksin siis, kui ühtegi piirangut, ei ajalist ega rahalist ei oleks? Ehk teiste sõnadega, millega sa tegeleksid siis, kui sul oleks lõpmata palju raha ja mitte ühtegi kohustust? Mitte asjata ei nimetata selliste ideede elluviijaid elustiili ettevõtjateks. Sa võid teenida küll rohkem kui palgatööl käies, kuid vaid väga hea õnne korral miljoneid. Aga sa oled vähemalt õnnelik ja see on veel olulisem kui suur raha. Teine meetod. Lahenda probleem. Parimad äriideed lahendavad mingit probleemi. Google'i asutajaid ärritas, et nad ei suutnud leida internetist vajalikku informatsiooni. TransferWise'i asutajaid ärritas, et nad raha ühest riigist teise kandes ja seda ühest valuutast teise vahetades olid sunnitud suure osa oma sissetulekust pankadele jätma. Ka selle meetodi rakendamiseks varu 1 nädal. Võta veel üks paberileht ja kanna seda endaga nädal aega kaasas. Soovitan alustada esmaspäeva hommikul ja lõpetada pühapäeva õhtul. Sellel nädalal pane kirja kõik, mis sind ärritab. Võid avastada, et miski peaks töötama kiiremini, olema mugavam, ilusam. Räägi ka teistega, küsi nende käest, mis nende arvates peaks olema teisiti.
kui jutt läheb poliitikale, siis soovitan teemat vahetada. Pühapäeva õhtul vaata oma märkmed üle ja küsi endalt, kas ma tean lahendust? Kui tead, tuleks veel kontrollida, kas see probleem on ainult sinul või on tegemist probleemiga, mis on teistelgi inimestel. Igal juhul on nüüd sul idee, mis võib lahendada mõne probleemi. Sellised firmad, kes oma toodete või teenustega lahendavad probleeme, muudavad maailma paremaks ja paljude elu lihtsamaks. 3. meetod, leia võimaluste aken. Kui avastasid eelmises osas probleemi, mis puudutab paljusid, siis on väga usutav, et selle lahendamisega juba tegelevad suurfirmad, kellel on palju raha ja kelle käsutuses on head spetsialistid. Sina aga võid leida võimaluste akna. Asi on selles, et need suurfirmad keskenduvad toodetele, mis lahendavad väga paljude inimeste mingit probleemi. Kuid kindlasti on piisavalt ka neid, keda selline paljudele suunatud lahendus ei rahulda. See ongi aken, kuhu sinul võib olla lihtne siseneda, arvestades, et peaaegu kogu turunduse teevad ära need samad suurfirmad. Kuid sa pead olema suurfirmade arendustega hästi kursis ja lisaks sellele pead tegutsema kiiresti. Selliseid aknaid otsivad paljud. Suuri kasumeid teenivad aga vaid esimesed. Esimeste edu meelitab juurde üha rohkem konkurente ja kasumid hakkavad vähenema. Seega ära piilu sealt aknast sisse, hakka kohe seda enda jaoks avama. 4. meetod, kopeeri kellegi teise idee. No ja miks mitte? Kui ideid ei kopeeritaks, polekski ju konkurentsi. Nüüd on sul kindlasti idee olemas. Pea meeles, et ideest saab äriidee, kui tead, kuidas sellega raha teenida. Ja sellest saab hea äriidee, kui oled veendunud, et see on konkurentidest parem. Kindlasti räägi oma ideest võimalikult paljudele inimestele ja kuula nende arvamusi. Ära siiski kunagi küsi, kas idee on nende meelest hea või halb. Sinu ideed võidakse kiita, et sulle meele järgi olla. Idee kiitmisega ei võta nad ju endale kohustust sinu toodet või teenust osta. Teised jälle võivad idee maha laita, kuna ei saa sellest aru või neile lihtsalt meeldib olla kriitiline. Küsi parem, kuidas seda ideed saaks paremaks teha. Kui küsid nõu, saad hoopis asjalikumat informatsiooni. Kardad, et nad võivad idee ära varastada? Jah, võivad varastada küll. Aga arvesta, et sina tead sellest ideest niikuinii rohkem, kui välja räägid. Nemad peavad seda kõik alles nuputama hakkama ja lõppkokkuvõttes võib välja tulla hoopis teine asi. Sama idee võidakse ellu viia täiesti erinevate ärimudelitega ja täiesti erinevatel turgudel. Mitte idee pole tähtis, vaid selle elluviimine. Ja üldiselt ei maksa konkurentsi karta. Kui idee on hea, tekivad konkurendid niikuinii. Lepi sellega. Selles videos tutvusid mõnede äriideede leidmise meetoditega. Uuri kindlasti ka äriplaani koostamise õpetusi. Edu!